Nii, Alar, mu esimene küsimus oleks seoses sinu Aasia reisidega, et mida sa enda jaoks oled Aasiast just avastanud ja mis see on sulle andnud? Mu kõige suurem rõõm, see, mida ma ei oodanud esialgu, kui ma Aasiasse läksin, see küsimus tuleb ka sellest, et ma üle aastas iga aasta vähemalt 3 kuud seal olen, eelmine aasta olin 7 kuud. Ja see esialgu ma tahtsin põgeneda talvel selle kliima eest, eks ju. Teine ajend, mis mu peas oli mõte, et vau, kui ma olen Aasias, siis ma avastan enda jaoks mida siis see jooga või meditatsioon just päriselt tähendab. Mis tegelikult Aasia on andnud, on see, et reisides, miks ma soovitaks kõikidel noortel kindlasti leida see viis, et kuskil 1, 2, 3 ringi mütata seal, on see, et ja seda sa ei oska esialgu üldse oodata. Ju kõik need inimesed, kellega sa teekonnal tuttavaks saad, kui sul ei ole eesmärgi ja plaani ja sa ei liigu oma Lonely Planeti raamatuga, vaid sa lihtsalt lased olukordadel kanda ja hetkedel kanda ennast, siis sa kohtad üle maailma inimesi, kes mõtlevad nii out of the box. Muidu nad esiteks ei oleks seal, nad on erinevatest maailmapaikadest, erineva kultuurilise taustaga, erineva lähenemisega sellele, kuidas elu elada. Ja siis sa hakkad mõtlema, aga kuidas mina ja mu tuttavad elavad ja äkki on võimalus, ja sa näed, see inimene on reaalselt õnnelik, saab hakkama oma asjadega, on leidnud viisi, kuidas ennast majanduslikult toetada selliselt, et ta saaks reisida. Ja see on hästi innustav. Ja kõige põnevam ongi, et see hakkab tekkima selline ühtne arusaam, et inimesed, kes on sellest kastist välja tulnud, nad eiravad päris tugevasti seda, mida kool ja ühiskond räägib, kuidas oma elu elama peab. Nad on reeglina oluliselt õnnelikumad. Ja miks nad on õnnelikumad, sest nad on avatumad uuele kogemusele. Nad ütlevad enamasti asjadele jaa, selle asemel, et öelda ei, nad on valmis kogema, tegema, proovima. Ja seetõttu, ja need inimesed saavad kõik omavahel kokku. Ja see ongi kõige kihvtim, et Aasia reisida sa lihtsalt saad sükest kõige uuemat mõtlemist maailmas läbi inimeste. Väga inspireeriv. Kes on sinu eeskuju ja miks just praegusel hetkel? Vaata, eeskuju on huvitav asi seepärast, et kunagi mul oleks sulle nimetanud nimesi. Ja mingi periood nagu tundus nagu kohane, et eeskujud peaks olema need, kes raamatuid kirjutatakse või telekas, me ei tea, saated on. Täna ma reaalselt inspireerun Facebooki või mõnes sotsiaalmeedia kanali vahendusel, kus mu sõbrad jagavad head infot. Ma inspireerun, ma arvan, iga päev kellestki, kes on mulle eeskuju just selles, et keegi teeb oma asja südamega, keegi teeb asja mitte ainult hästi, aga on hea inimene selle juures, keegi, kelle motivatsioon ja ajend ei ole eelkõige asjade tegemise taga see, et mis ma saan, need teevad asju, sest neid tuleb teha ja on õige teha. Et iga inimene, kes suudab oma elu elada ja valikuid teha sellest, et nii on õige, kui ma tegutseks teisiti, ma oleks vastuollu oma essentsiga, see on minu jaoks eeskuju.